nimetan teated. Need on väga põnevad. Mul on alati väga hea meel. Meie pastor Alur on väga täpne ja väga mis see oli? Korrektne aga ette valmistatud igaks korraks saadab kõik, mis on vaja, täpselt, mis on väga hea on koostööd teha sellise inimese, kes on väga ette valmistatud. Ja ma usun, et ettevalmistamine on meie kõigi elus üks olulisemaid asju üldse. Aga teated, teisipäeval, see on siis juba ülehomme, on palvehommik kella 10 siin samas majas. Nii et kui sa ei ole tööinimene või kui sul on natukene vaba aega, siis kell 10 on võimalik tulla kokku palvele ja Jumal teeb midagi põnevat alati. Sama päeva õhtul, teisipäeva õhtul kella 7 on osalusgrupp G4, kes on kuulnud G8, aga meil on G4, on pastor Riho kodus. Pastor Riho Lehvik, teavad, kes sa oled. Osalusgrupp või siis Garnisoni 4 kell 7. Reede õhtul kella 19 on siin samas majas palveõhtu ja täpselt sama kellaaeg ja sama päev mahuvad ära siia majja ka noored. Nii et noortekas on kella 7 ka siin samas. Ja järgmine pühapäev on kell 10 võimalus tulla hommikupalvele. Kes kaugemalt tulevad, siis kella 10 pakutakse siin kõrval kohvikus meile ka kohvi. Jumala teenistus hakkab ikka kell 11 ja järgmine pühapäev meil on jutlustamas Siim Usi. Yes, Siim Usi on meil järgmine pühapäev jutlustamas. Aga väike keelteada veel reedel 19. juuni, see on siis natukene jaanipäev, toimub meie kiriku EKNK suvepäev veebis, internetis. See on kella 19. juuni, siis kell 4 hakkab ja kella 8 lõpeb. Ja seda on võimalik jälgida siis läbi Pildiraadio või läbi Facebooki. Pildiraadio vahendusel see kantakse üle ja kui sul Pildiraadiot pole võimalik vaadata, siis kui sul on Facebook, siis läbi selle saad ka vaadata. Pane kas või suur ekraan omal, nii et terve seinamist tänapäeval müüakse seal vahest seda. Aga täpsem info selle kohta pannakse üles meie kiriku kodulehele eknk.ee ja peakõnelejad, olen väga hoolikalt kuulanud, peakõnelejad on piiskop Alur Õmpu, yes. Ja piiskop Märt Vähi, 2 piiskopi, tänu Jumalale. Ja tõlge on vene keelde ja inglise keelde ja viipekeelde. No tere hommikut, meil on lähme ikka nii ägedaks. Nii, aga täna õhtul toimub ka üks üritus, Garnisoni 4, aga ma paluks juba Riho ise tuleb, räägib sellest, see on sinu kodus ja majapidamises toimub. Võib-olla ütlevad, mis siis toimub? Muidu ma räägin ikka midagi valesti. Kõik on õige. Tere ka minu poolt, Jumala õnnistust kõigile. Et meil on külas siin Soome sõbrad, ja kes on lahkumas esmaspäeval. Ja on veel üks võimalus kokku saada ja tulla palvetama. Ja see toimub siis seal samas, kus meie osalusgrupp Garnisoni 4. Nii et tere tulemast kell 7 õhtul, kell 5 õhtul. Kell 5 õhtul on meie. Nii et meil on ka palve teema praegu, nii et see on hea aeg. Oleme koos, palvetame. Aitäh, Riho. Ja kes tahab osa saada või sinna minna, siis Riho on see inimene, kellest võtke nööbist kinni ja küsige, kus see Garnisoni 4 on. Aga vana pea, ma enne unustasin meil üks koguduse õde andis oma eespalve soovi oma tütre eest ja võib-olla et kogu informatsioon,
mis saab olema siis EKNK.ee lehe peal, on, kus te saate muljuda vastavale lingile ja see automaatselt siis ühendab teid selle konverentsiga. Ja lisaks nendele sõnumitele, mis siis kõlama hakkavad, on seal võimalik leida erinevad töötoad. Neid on kõike võimalik hiljem järgi vaadata, aga seal on töötoad näiteks, mis räägib paari suhetest, siis Jumala hääle kuulamine, üleloomulik lastearmee, sõnakuulelikkus ja hirmu ületamine, võõrad keeled, noorte roll koguduses, majanduslik tarkus piibli valgel, ülistus, mis toob taeva maa peale, koguduse kasv. Nii et seal on hulka töötube, mida on võimalik jälgida ja see saab olema eriline aeg kogu EKNK jaoks. Tavaliselt ju me koguneme 4 päevaks Eestis, oli see Käsmu ja Nelijärve, kuna nüüd on see eriolukord teinud muudatusi sisse, siis sellel korral toimub kogu asi veebis. Aga see on põnev kindlasti ja tasub arvestada, et siis 19. juuni võtta see aeg 4 kuni 8 ja kui ei õnnestu, siis järel vaadata on see ka hiljem.